kuidas see noormees üritab sõjaväkke minemisest ära viilida. Läheb sinna ja näitab, et ühesõnaga teeb silmaarstile selleks, ta ei näe mitte öödega mütsi, täitsa nii pime. Aga saab siiski sõjaväest vabaks, saabki ja läheb õhtul tüdrukuga kinno, istub kinno, ta sama kuradi komissariaadi arst istub kõrval. Ma midagi palun, kas see rong läheb Zürichisse või? Naine ütleb, et kui ma sinuga abielusin, ma olin ikka ilus tola küll. Mida sa solgid ilus, pole sa kunagi olnud? Mees teeb kodus mingit remonti või mingit ehitustöid ja tal on vaja mingisuguseid laudu või asju seal lühemaks saagi. Ta läheb panipaika tuhnima, tuhleb, no kurat ei ole saagi. Hüüab naisele, kuule, kus see meie vana saag on? Köögis kostab ämma hääl. No olengin saag, ega ma nüüd nii vana ka ei ole. Seisavad 2 pulli üleval künkal. Üks on noor, teine vana. All orus sööb lehmakali. Noor pull kohe kola hakkamist täis. Kuule, mis me siin passime, davai, lähme alla nüüd ja võtame kumbki väikse õhvakese ja teeme kõrdi tšilipinne. Teine teinud. Niimoodi. No mis sa nüüd kohmitsed, vana, kurat, sa vaata, ega siin iga päev siukest lõikust ei saa, kurat, lähme kähku alla ja traali-vaali kiirelt võtame kumbki väikse linnu, kurat. No kuule, vana, ära nüüd käi mulle ajudesse, no kuule, ega siis vaata nüüd käiga, siin ei ole pikalt kohmitseda, varsti kutsutakse lüpsile, lähevad minema, kurat, lähme nüüd sivaruttu ja võtame kumbki väikse lehma. Vana seebele niimoodi. Ei, nüüd me lähme hästi rahulikult künkast alla ja võtame terve karja ette. Et siis nii, sõidab tavaline linnasisene liinibuss. Sõidab New Yorgis, eks ju, Harlemist nii-öelda downtowni või sinna kesklinna ja bussis käib mingi meeletu jagelemine, mingi hirmus kisa, mingi norimine, vaata, et läheb löömaks ära, umbes hakatakse püstoleid välja tõmbama ja kole veriseks läheb ju. Umbes probleem on selles teemas, et kes on nagu neegrid ja kes on nagu valged ja kes peab kus istuma, kes ees, kes taga, kes üldse seisab, kes üldse istub, mingi fa-fa jube võstu paitamine. Vaata, et lüüakse buss puru ära. Bussivil korraga närvid täiesti puru. Pidur laks põhja, kurat, kõik bussist välja. No, hea küll, lähme bussist välja, lähed bussist välja. Buss just teeb, kuradi trepi asme peab kõva loega. Kuule, ka maan, te ei ole mingid lapsed, te ei ole mingid koolieelikud. Tulge mõistel, need suured inimesed. Mis mustad, mis valged? On niimoodi kergem siis, lepime kokku, et kõik on rohelised, oled rahul või? See on küll hea plaan, kõik on rohelised, väga hea. Väga hea, nüüd läheme ilusti bussi, tumerohelised taha, edarohelised ette. Vend tuleb peale öösel jumalast koomas peaga koju. Naine küsib, sa Raive, kus sa seekord olid? No kuule, kallis, sa oled nii taraks. No mõtle ise midagi välja. Toimub sõjaväes öine marsrännak. Minnakse kuskile poole. Ja major tuleb ühel hetkel, siis jääb kolonni ette ja küsib, no poisid, mis te arvate, kuhu poole me läheme? Üks sudur ütleb, lõunasse. Millele sa arvad? Kurat, higistama jääb. Kuskil hommikul, juunikuu, kell on 5 hommikul, päike on nibin-nabin üles tõusnud, seal udu on laskunud madalale, hommikune lind vigiseb kuskil mingi ilgelt vahva ja tore ja mingi mees tuleb ronib toast välja. Kastega peseb unesilmadest, sammub üle kastese niidu sinna kuskile jõe peale, istub kaldale maha ja lihtsalt naudib seda, kuidas ämbliku võrgud on kõik kastet täis, on nagu hõbedane väli ja kõik on meeletult täielik vaikus ja lind kuskil üksik siutsub, võib-olla kuskil rikub vaikust natukene ja kala jõeb lõe peal lupsu ja no täielik idüll. Ja siis kostab korra kaugelt jõe pealt, mine perse! Vend niimoodi mõtleb, mis nüüd juhtus siis? Ei tea, et mingi kalamees äkki hommikul, et kala läks õnge otsast ära. Ei sittagi rais, varsti võib-olla lähemalt ja kõvemini. Mine perse! Kuradi jama raisk ja järjest hullemaks läheb, muudku aga tuleb lähemale ja mine perse ja pagana pull vend juba täitsa tõuseb püsti, et läheb vaatama ja siis tuleb sealt jõe käänu tagant roostiku seest jukene väike laste kummipaad, suur paks mees istub sees ja suuab kulbiga. Vend hakkab niimoodi rõvedalt naerma, kuule sa lusikaga ei taha suuda, mine perse! Ühesõnaga, sõidab siis bussides taunikuid, Downi sündroomi haigeid lapsi, sõidab kuskile kuradi ekskursioonile või kuhu iganes ja siis kuskil keset maanteed buss minestab ära, läheb rikki onju. Bussijuht ronib bussi alla, hakkab seal midagi pusima, tükk aega pusserdab, siis üks taunik vaatab sinna bussi alla, mina tean, mis bussil viga on. Ja, mine istu oma kohale, kohe sõidame, rahune maha. Läheb nats aega mööda ja see vaatab jälle sinna, aga mina tean, mis bussil viga on. See juba, et no kuule, come on, jäta mu hing rahule, kao siit nahku reis.
Läheb vähe aega mööda, vend vaatab. Aga mina tean, mis bussil viga on. No mis tal siis viga on? Buss on katki. Niimoodi. Leitnant siis saadab poisi sinna kuradi valvepostile. Aga ennem nagu kontrollib, et kas ikka saab ikka saata, kas ikka teab nagu mida vaja teha. Ütleb nii, kujutame ette, praegu üks vend roomab sulle postile lähemale ja vaja ta kinni võtta, aga sina postilt lahkuda ei tohi. Mida sa teed? Anna neile kella. Väga hea, aga kujutame ette, et kell ei tööta. Tulistan, kuhu? Valveputka aknasse, ega need asjad muidu ei liiguta. Tehti invasportlaste seas ujumisvõistlus. Kellel seal mingid traumad, kel pole käsi, kel pole jalgu ja kõige viimane võistleja oli pea. Käis start ära, kõik tšülps vette, kes kuidas siples niimoodi ujumisvõistlus. Pea oli kogu tšülps põhja. Võistlus sai läbi, keegi võitis ja siis lõpuks tõmmati pea veest välja, pea oli lõpp pahane. Kõrat, terve aasta aega harjutasin kõrvadega ujumist, nüüd tõmmati müts pähe. Istuvad mehed kaardilauad, pokkerilauas, eks ju. Ja siis üks vend ütleb, et davai, peame kihlama, panen su hobuse naerma. Teine tahab lõpetada ära hobust naerma, niisugust asja pole olemas, ei ole olemas. Davai, 50 taala vahele, pandi 50 taala vahele, vend läheb siis sinna, sosistab hobusele midagi kõrva, hobule valab, irvitab, niimoodi, et munad märjad, silmamunad. Nii, vennad vaatab, see fakir tüüp on ja mis ta siis nüüd tegi, okei, paneme oma 50 taala ära, läheb pisut aega mööda, tahad näha, ma panen su hobuse nutma ka praegu. Lõpeta ära, see ei ole või, ma olen hobust irnumas niimoodi näinud nagu naeru moodi, aga nutma, lapsest saadik olen hobuse sellas rippunud, pole elus näinud, et hobune nutnud oleks või pole olemas sükst asja. Davai, sul ei ole midagi kaotada, lööme vahele. Et teeme 100 ja 100. Panevad 100 vahele. Vend läheb korraks hobuse juurde, tõmbab mantli hõlmad niimoodi lahti, hobune nutab, nii, et vesi jookseb mõlemast silmast täiega. Vennad vaatavad, nüüd on küll kellad majas, mis kuradi tüüp see siuke on, et kuule seleta keist ära, mis toimub. Väga lihtne, esimest korda ma läksin hobusele ja ütlesin, et mul on suurem riist kui sul. Hobune naeris ennast purus, pärast läksin ja näitasin. Niimoodi, tähendab, mingi mees sõidab jalarattaga mööda maanteed, eks see. Ja seisab mingi mendiarakas seal ääres, igav ja sittega teeb, et panen seda venda raist. Teevad ja hakkab panema nii. Tähendab, ei ole stopp tuld niimoodi, ees ei ole ka laternat, eks ole, niimoodi. Ai, siin ei ole meil veel, numbrit ei ole, oota, helkurid nagu ei peagi olema. Oota, kus sul pump on mees, oota, tööriista kotti ka ei ole. Oota, siit kirjutame küll päris lahja trahvi. Hakkab siis kirjutama. Vend on alguses morn. Korraga. Irvitab täie pasaga. Teine küsib, mida sa naerad, kurat? Sealt tuleb üks vend, see pole üldse jalratast. Jällegi siis mehed nagu ajavad juttu, räägivad seal ja üks küsib teisest, et kuule vaata, sul elas seal naabermajas mingi vana mees, igavene oorajääger oli, kuule mis sellest on saanud? Kuule, see ongi vanaks jäänud juba, et see jookseb naistele ainult siis järgi, kui tee mäest alla läheb.